videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm ongi lõunatund Nõmme raadios. Siin me siis olemegi ikka tänu teile, pühasõdalased, kes te meid toetate ja tänu kellele pühasõda läheb edasi vääramatult kui saatus. Täna aparaadid peaksid kõik töötama. Stuudios meil ei keegi muu kui palju kiidetud ja palju niidetud Igor Gräzin, keda kommenteeritakse niipidi ja naapidi. Aga muidugi paljudel juhtudel võiks öelda nii nagu vanas Kreekas vist keegi ütles, et oleksid sa vait olnud, oleksid jäänud filosoofiks. Igor, praegu on olukord hea selles mõttes, et kuradi raske on jääda iseendaks, kui nii paljud tahavad sind muuta teistsuguseks, kas või loosungiga Eesti otsustas, Eesti rahvas tahab ja seda saad sa teada sinusugusest palju kiidetud ja palju niidetud meediast. Asi on selles, et sa alustasid sellest, et kõik on hästi. Tähendab, kui ma kuulan raadiot ja praegu siia ma sõitsin näiteks, kuulasin Vikerraadio uudiseid ja nii edasi, siis ega midagi hullemat kui praeguses Eestis maailmas ikkagi nagu ei ole. See on halvasti ja teisiti on halvasti ja koalitsioon ei kõlba ja sotsid ei kõlba ja need tuli välja visata, oleks tulnud teised, on vaja teha järgmised valimised, mida iganes. Tähendab, meil on kõik asi üks hullem kui teine. Muide, uute valimiste osas ma arvan, et need inimesed, kes neid soovivad, nad ei arvesta tegelikult sellega, et järgmiste valimiste korral, juhul kui need nüüd peaksid tulema kiiresti, muutub Reformierakonna võim veel tugevamaks. See praegused 39 kohta ei puutu nagu nii väga asjasse. Ma arvan, et järgmistel valimistel, kui nad nüüd tulevad, saavutab Reformierakond absoluutse häälte enamuse ja need inimesed, kellele Reformierakond ei meeldi, need jäävadki oma käppa imema, sest need uued valimised praeguses olukorras ja praeguses situatsioonis, mis on niigi omast kohast raske võita, alates sellest, et käib sõda, lõpetades sellega, et meil on energiaga kõik käpuli keeratud, meil on maksuprobleemid nii edasi, et sellises olukorras keegi hakkaks Reformierakonda vahetama. Aga kui sa juba nimetasid siin, et kes otsustab ja nii edasi, siis Eestis on käimas üks selline mõiste nagu tagatuba ja räägitakse erakondade tagatubades ja tagatuba on siis tegelikult mingisugune punt inimesi tegelikult, kes sisuliselt otsustavad erakonna ja erakonna kaudu koalitsiooni ja koalitsiooni kaudu riigi asju. Siin tuleb silmas pidada, et tagatuba, sellepärast tagatuba ongi, et keegi seda ei näe. Tähendab, tagatuba on tegelikult selline, mõnikord teda nimetatakse süvariigiks. Seda mõistet süvariik kasutab eeskätt Trump ja Trumpi administratsioon, süvariigist räägib Elon Musk ja nii edasi. Ja see nende leiutatud mõiste peegeldab seda, et kusagil on olemas mingisugused süvahoovused, mis mõjutavad riiki ühes või teises suunas. Aga kui selle tagatoa mõiste juba üles tuli, tähendab, ma hakkasin sellest rääkima, siis ma lihtsalt tuletaksin inimestele meelde, kust see mõiste tuleb. Kui te lähete nüüd Toompeale ja lähete Vene kiriku tagant mööda, sinna üles Toomkiriku poole, siis seal vasakut kätt, ma ei tea, mis ta praegu on, aga seal oli üks Kreeka restoran, kas tema nimi mitte ei olnud Sirtaki. Või on ta praegu Sirtaki, aga ühesõnaga see oli üks siuke kergelt kõrtsivurfi koht, kus ka poliitikud aeg-ajalt napsitamas käisid ja niisama, oligi siuke hea joomakoht, hea Riigikogule lähedal ja miks ka mitte. Ja kui nüüd sa lähed sealt uksest sisse, siis sinu ees on kõigepealt on baarilett ja kui sa baariletist paremale mööda lähed, siis seal taga on uks. Ja sul võib tekkida eksikombel tunne, et tegemist on WC-ga. WC on mujal. Aga selle ukse taga on siis üks tuba, kus on siis hästi suur laud, mille ümber saab istuda, ei ole mitte nii, et igaüks eraldi, vaid üks laud on keskel ja ümber ringi istuvad siis inimesed. Võt see ongi see tehniliselt võttes see tagatuba, kus tagatoa mõiste alguse sai. See oli siis see koht, kus tol korral
eeskätt parempoolsed isamaalised poliitikud, sealhulgas ka, eks ole, Laar ja Kannik ja kes nad seal kõik olid. See oli see koht, kus nad käisidki oma koosolekuid pidamas ja arutamas, mis oligi füüsiliselt ka tagatuba. Ja sealt tulenes siis see mõiste tagatuba sellest Kreeka restoranist, kus Isamaa istumas käis. On veel üks koht, mida nimetati tagatoaks, aga seal oli see eripära, et see ei olnud esiteks tuba ja ta ei olnud ka taga. Nüüd, kui me vaatame seda, et kus kohas meil on praegu Välisministeerium, tol ajal oli see EKP keskkomitee, Kommunistliku partei keskkomitee, ja kohe sealt edasi, sealt taga on siuke kahekorruseline terassiitkrohviga kaetud majakene. Ja see maja oli keskkomitee võõraste maja. Tema nimi oli Lembitu ja sinna käis igasugused rajoonikomitee tegelased või siis ka Moskvast keskkomitee tegelased. Nemad olid seal ööbimas. Nii et tegelikult see oli niimoodi, et keskkomitee pani sinna toad kinni ja sinna sai siis ööbima minna. Mina elasin seal peaaegu 1,5 aastat. Aga see olukord oli selles mõttes teistsugune, et sel ajal, kui mina seal olin, seal me räägime praegu aastatest 89, 90, 91 isegi, oli Eesti juba iseseisev ja mingit EKP-d ei olnud. Küll aga oli see hotellikene nimega Lembitu, oli seal endiselt alles. Tegelikult seda sai ka muidugi läbi valitsuse seal numbreid endale kinni panna, aga see ei olnud minu jaoks väga suur küsimus, sest ma olin üks juhtivaid tegelasi Eesti poliitika taevas tol hetkel ja lihtsalt helistad peaministri sekretärile, ütled, et mul on 3 nädalaks ja 6 ajaks seal tuba vaja ja see tuba oli sul käes. Aga nüüd, kui me tuleme selle tagatoa jutu juurde, siis seal oli siis ka esimesel korrusel siuke buffet, restoran või ei tea mis. Esimesel korrusel, seal sai hommikust süüa, nii nagu praegu hotellideski saab, küll mitte päris sellisel kujul, aga põhimõtteliselt sai tellida seal oma praemuna ja seal paar keedetud viinerit ja mida iganes. Oli see sul hommikusöögiks, päeval ta töötas nagu pooleldi sellise vähetuntud sööklana, kus küll lihtsalt igasuguseid inimesi käis. Ja õhtul oli see siis siukene viinavõtmise koht, kus juures siuke lõbusa ja toreda ja heatahtliku viinavõtmise koht. Jällegi poliitikutele. Ja see oli tegelikult siis see teine tagatuba. Erinevus seisnes selles, et selles ruumis või selles 2 ruumis esimesel korruse puhvetis, seal nüüd ei istutud koos enam ühe erakonna mehed, vaid sageli sattusid sinna ühte lauda erinevate, isegi omavahel vaenutsevate erakondade inimesed ja võeti viina, tunti hästi ja saadi omavahel hästi läbi ja tegelikult klaariti seal väga paljusid asju. Näiteks Savisaar käis seal aeg-ajalt, aga tegelikult ikka enam-vähem kõikidest erakondadest lihtsalt. Ja ega nad siis ei tulnud sinna ka alati poliitikat ajama, lihtsalt tuldi nopsi võtma, eks ole, Riigikogu istung on läbi, koju minna ei taha, eks ole, seal naine harjaga ootab ees, kuhu sa siis lähed. Tol ajal ega neid normaalseid kõrtse Tallinna peal ju ka nii väga palju ei olnud, see oli siuke hea koht. Ja seal oli veel üks muidugi oluline punkt juures, et seal viibisid alati ka ühel või teisel määral ka ajakirjanikud. Ja sellepärast ajakirjanikud olidki poliitiliselt väga professionaalsed, et nad suhtlesid üks ühega ja näost näkku tegevate tegelike poliitikutega ja sealgi aeti asju. Ja ajakirjanikud teadsid mitte ainult seda, milline seadusandlus on käimas, mis seadus või määrus või milline poliitiline vangerdus siin või seal tuleb. Nad teadsid seda, aga samas oli siis ka selline sõnatu kokkulepe, et sellest, mis seal Lembitu hotellis räägiti, et sellest ka kusagil ei räägita. Või kui isegi räägitakse, siis see, mille peale öeldakse see deep background ehk sügav taustainfo. Tähendab, võidi vihjata, et asi on seal nii ja naa, aga ilma vähegi vihjata sellele, kes ja kust seda kuulnud on. Umbes nii, et Toompeal käivad jutud, et see minister vahetatakse välja. Või käivad jutud selle kohta või isegi mitte nii, vaid lihtsalt vaadeldes Eesti poliitilist maastikku võib oletada ja nii edasi. Ilma ühtegi nime seal nimetamata. Ja eks poliitikud rääkisid ajakirjanikega ju ka.
Poliitikud rääkisid ajakirjanikega ka, aga jälle oli kokku lepitud, et ühesõnaga, et pane see endale kirja või jäta meelde, aga sellest kirjutada ei tohi. Ja reaalne tulemus oli see, et ajakirjanikud võrreldes tänasega olid ikkagi väga kõrgelt professionaalsed ja eriti poliitikas teadsid ajakirjanikud praktiliselt kõike. Sest kui mõned erakonnamehed suhtlesid omavahel seal ja teiste erakondadega ja nii edasi ja nii teatud määral reservatsioonidega, siis ajakirjanike ees olid kõik avameelsed. Ja kui nüüd juhtus ja selliseid asju juhtus paar korda, kus ajakirjanikud olid oma selle info, mis nad olid sellistest tagatubadest kätte saanud, olid sellisel väga avalikul kujul lehte pannud, siis reaalselt tean mina 2 juhtumit, kus ükskord Riigikogus eneses, see on natuke teine lugu, ja teinekord selles samas Lembitu hotelli tagatoas või eestoas või kuidas me teda nimetame, kasutatava info oli niimoodi lehte pannud ja sealt oli võimalik ära tunda, kes oli selle rääkinud ja kuidas. Reaalne tulemus oli see, et 24 tunni jooksul oli see ajakirjanik tänaval. Iga peatoimetaja teadis, et ajakirjanik, keda ei usaldata ka poliitilistes ringkondades, on ajakirjanikuna väärtusetu. Lõpuks ta läkski siis kuskile Paide lehti ja hakkas lehmalüpsidest kirjutama ja nii edasi, aga poliitika ligi teda ei lastud. On olnud lugu, mida mina ei ole näinud, aga mis olevat ka aset leidnud selles samas Lembitvärgis, oli keegi noor ajalehe kuli, oli siis tulnud sinna välkfotoaparaadiga ja teinud sealt 1 või 2 pilti. Nüüd ma tean ka neid inimesi, aga kuna sellest on palju aega möödas, ma võin võib-olla järsku nime nimetamata jätta. Ühesõnaga üks tuntud Eesti poliitik, kes oli ka füüsiliselt heas vormis, võttis selle fotoaparaadi ajakirjaniku käest maha, virutas ta põrandale ja 2-3 jala-hoobiga lõi selle fotoaparaadi puruks. Sest sellega oli rikutud see püha kokkulepe ajakirjanduse ja poliitikute vahel. Ma võin veel ühe sümpaatse asja siia juurde öelda ajakirjanikega seoses. Jõudsin siis mina Riigikogusse kuskil öösel 12 paiku, ma arvan, sellepärast ma tulin Ameerikast ja lennuk maandus kuskil seal 23 väikeste kopikatega, ma võtsin siis taskusse, jooksin, siis läksin Riigikogusse sinna. Aga lennuk on pikk ja alkoholi on palju. Ja ühesõnaga, kui ma lõpuks Riigikogusse jõudsin, ma ei saaks öelda, et ma oleksin täiesti selge silmaline ja väga klaar olnud, aga ma jõudsin. Ja enne nüüd, kui saali sisse minna, siis tuli üks ajakirjanikest praegugi tuntud veel, tuli minu juurde, kutsus mu kõrvale ja ütles, et praegu nad arutavad seda. Selles küsimuses sa pead olema vastu, selles küsimuses sa pead olema poolt ja selles 3. küsimuses tule välja, kas või sama siia puhvetisse sa ei pea seal saalis olema. Ehk teiste sõnadega tähendab kohal viibiv ajakirjanik õpetas mind, kuidas ma pean hääletama mingis situatsioonis, olukorras, kus ma ei olnud seda asja pealt näinud ega kuulnud. Ehk teiste sõnadega ajakirjanik oli poliitiliselt targem ühest küljest ja teisest küljest ta oli väga heatahtlik, kes teadis, kuidas asjad käivad, ja ta teadis väga hästi, et kui tema niimoodi mind aitab, siis mina aitan kunagi teda ja nii need asjad tol ajal käisid. Nii et see tagatubade ja see, ja nüüd tuleme tagasi sellest, millest sa alustasid, mis oli see huvitav jutt, et kus on need inimesed, kes ütlevad, kuidas peab olema. Et tagatoas, kes ütleb, mis asi on tagatuba. Kui tagatuba otsustab, siis kuidas siis otsustab Riigikogu. Ja kui Riigikogu otsustab, siis kuidas me saame öelda, mida rahvas tahab. Kõige sügavam variant on see, et alustame tagatoa tegijatest, meestest, põhilistest tegijatest ja lõpetame siis kogu rahva käsi. Vahepeal on ju väga mitmeid astmeid ja nii edasi. Aga reaalselt see maailmas ja ühiskonnas niimoodi toimib ja mis me siin Eestist räägime Ameerikast. Ameeriklased on praegu ikkagi väga imestunud, kohe sügavalt imestunud sellest, et näiteks Elon Musk või J.D. Vance on praegu nii tähtsad, sest mitte miski valimistel ei ennustanud, et seda tüüpi poliitika muutub Ameerikas domineerivaks. Ega ma väga palju neid asju muidugi ka ei tea, aga
täna vara hommikul ma helistasin oma ülemustele või kuidas ma ütlen, mingil määral minu tööandjatele, kuigi see ei ole päris palgatöö, aga ma olen seal kirjas selline koht nagu Woodrow Wilson keskus, mis asub Ronald Reagani väljakul Washingtonis, helistasin see Kennani instituuti, et mida te arvate sellest Trumpi ja Putini telefonikõnest, ma teadsin ju, et ma pean täna kell 2 siia tulema ja ma pean selleks ajaks endale selle asja selgeks tegema ja baseeruda Delfi informatsioonil oleks ikkagi väga oluliselt jabur, parem on, kui ma saan sinna helistada sinna poliitika analüütikutele, kus ma olen töötanud ja kus ma praegugi kirjas olen, et mis oli. Ja ma pean tunnistama, et need mehed, kellega ma rääkisin, 2, nendest üks on endine muide Indiana osariigi kuberner, praegu ma olen teadur ja siis ta on siis ka kogenud mees, kuskil 75 aastat vana nii edasi. Põhiliselt need sügavad parempoolsed endised poliitikud, kusjuures ikka mitte niisama jobud, vaid ikkagi Ameerika eliidi, poliitilise, analüütilise eliidi hulka kuuluvad inimesed. Ja meie maja seal Reagani väljakul on, mis ma ütlen, 2,5–3 kilomeetrit Kapitooliumi künkast tagasi poole tulles, seal kus on see Smithsoniani instituut ja seal. Ja nad ütlesid täiesti siiralt, et esiteks, et nemad on praegu ikkagi mitmetes asjades väga imestunud ja teiseks, et nendele tuli väga imeliku ja ootamatuna see, et Trump ja Putin tegelikult ei leppinud üldse mitte milleski kokku, kogu see rääkimine 1,5 või 2,5 tundi läks üldse tervikuna vastat taevast. Kusjuures nad pidasid seda valeks ja nii edasi, me räägime omavahel lahtise tekstiga, kes nad ei hakka mulle rääkima selleks, et minu eesti-vene hingele pai teha, vaid meie omavaheliste vestluste mõte on ikkagi suures osas selles, et meie kui teadlased räägime asjadest nii, nagu nad on. Ja nende üks teemasid oli see, et ega nemad ka enam väga hästi ei saa aru, mis tingib USA tänase poliitika. Kui me enne küsisime, et kus kohas on tagatuba, mis ütleb, mida Eesti rahvas tahab, siis me võiksime küsida niimoodi, et kus kohas on Ameerika või õieti Trumpi tagatuba, kes väljendab seda, mida ameeriklased tahavad. Seda enam, et me teame ju statistika ja mis asjade alusel tahes, et tegelikult on ikkagi rõhuv osa või väga suur osa nendest inimestest, kes Trumpi toetavad, ei toeta tema praegust poliitikat, sealhulgas ka Ukraina suhtes. Jällegi ma ei tea, kuulen Woodrow Wilsoni keskusest, et tegelikult rahva rõhuv enamus, mida statistika ja sotsioloogia ei kajasta, ikkagi toetab Ukrainat ja Ukrainasse suhtutakse väga suure sümpaatiaga, nii nagu suhtuti omal ajal Inglismaasse ja Prantsusmaasse teise maailmasõja ajal. Kui me nendest asjadest räägime, siis võib-olla ma peaks puudutama veel ühte teemat, ma ei mäleta, võib-olla me oleme isegi sellest rääkinud, aga see on nii ilus asi, et ma pean sellest rääkima võib-olla teist korda, kui. Eks siingi Eestis ju küsivad igasugused vasakliberaalsed tegelased ja kõik, aga kuidas see sai juhtuda, et Trump valiti? Et Trump oli üldiselt juba esimene kord oli teada, et ta on selline nii nagu ta on. Ja nüüd on ta ju hoopis hulluks läinud. Et kuidas see asi sai olla, kuidas ameeriklased, kes on ju üldiselt poliitiliselt piisavalt sensitiivne rahvas, kuidas nad said ta valida, kus kohas see tuli ja miks ja nii edasi. Ja praeguste valimiste kohta ma ei oska midagi eriti öelda. Ma võin ainult oletada ja praegu oma semmude käest Wilsoni keskus, ma ei ole seda ka eraldi küsinud, see mind pole nagu väga huvitanud üheski. Aga esimest valimist ma mäletan väga hästi. Ja point on siis selles, et ütleme niimoodi, eks ma elasin 10 aastat Ameerikas järjest ja siis aasta-poolteist veel nagu sutsaka sinna otsa, kuni selle ajani, mil me seal need majad ja asjad kõik saime maha müüdud ja ära tulla. Ja kui ma mõtlen nende peale, kes olid mu naabrid viimased 5 või 6 aastat seal Ameerikas, enne tuli mitu korda seal elukohta vahetada. Et kes olid selles majas seal minu naabrid paremal, vasakul, üleval ja all. Ja ma siis nüüd lihtsalt hakkan peale, tähendab, paremalt poolt oli üks 100-kilone daam hästi suure Rottweileriga,
kes töötas raamatupidajana ja kes oli psüühiliselt väga haige. Tähendab, ta tundis ennast väga halvasti, ta oli sügav depressioon, asjad ja nii edasi, nii edasi. Ta on mitte midagi erilist, vaid tõepoolest tavaline raamatupidaja mingisuguses süükeses, automüügisalongis või süükeses autode müümise firmas, nii et mitte midagi erilist. Ükskõik võtta esimene ette juhtuv Eesti autosalong minu pärast seal Autospirit või American Auto või ükskõik mis. No vaat süükeses firmas tema oli raamatupidaja. See oli siis paremat kätt, kusjuures ma olin depressiivselt haige. Minust vasakut kätt elas väga sümpaatne mees, kes oli tuletõrjuja. Tal oli perekond, 2 last, nii edasi. Otse vastas üle tee. Elas, usu ja rausu, elas venelane. See venelane oli tulnud Ameerikasse kuskil 10 aastat tagasi ja töötas küllaltki suures ja tuntud firmas, sellepärast, et oligi siukene väike imelaps. Tähendab, vapustavalt hea arvutimees, ka 2 lapsega tütar õppis arstiks, poeg oli ka arvutivend seal mitte kaugelt Purdue ülikooli juures ja nii edasi. Nii et see oli seal. Siis vasakut kätt, tähendab üle, oli siis ühe väiksemat sorti õmblusfirma omanik. Tal 3-4 rätsepa elasid seal. Paremat kätt oli ka mingisugused mehaanikud, tehnikud, midagi taolist, kus juures minu teada oli see siuke homoseksuaalne paar, seepärast neid oli 2 tükki seal, nad elas. Need on siis nüüd niimoodi, need on siis need, kes olid siis minu ümber. Tähendab, raamatupidaja, tuletõrjuja, rätsep, vene IT-mees ja nii edasi. Kelle poolt nad pidid hääletama? Nad said hääletada ainult Trumpi poolt. Sellepärast, et Trump orienteeris oma poliitika keskmise sissetulekuga või väikse sissetulekuga inimestele, kelle hulgas olin ka mina. Nii et tegelikult tekkis selline paradoksaalne olukord, et miljonär Trump oli populaarne tavaliste tööinimeste hulgas. Seal edasi mul oli veel üks treial mehaanika töökojas, kes teenisid tol korral 5, 6, 7 dollarit tunnis sageli. Või kui oli aastapalk nagu õpetajal, kooliõpetajal võis olla 40 000 või 50 000 dollarit ja nii edasi. Ma ei usu, et see raamatupidaja seal palju rohkem teenis või nii edasi. Ühesõnaga, need olid, ütleme niimoodi, kehvemapoolsed ameeriklased. Ja kehvemapoolsetele ameeriklastele oli multimiljonär Trump sümpaatne. Sellepärast Trump oli ainukene, kes nende peale mõtles ja neist rääkis. Võt, kui te nüüd kujutate endale ette Ameerikat maakaardi peal, siis te näete ju, et Ameerika on 2 ookeani vahel. Kõigepealt on olemas idakallas, kus on kõik New Yorgid ja Bostonid ja Atlantic City'd ja kõik see. Ja siis on läänekallas, kus on Los Angeles, San Francisco, siis Oregoni osariik ja nii edasi. Nii et Ameerika on selline suur ristkülik, mille 2 serva on vastu ookeani. Ja seal esab väga suur osa, kui mitte isegi kõige suurem osa ameeriklastest. Aga nüüd nende 2 selle külje vahel, keskel, on see, mida kohta võime öelda tavaline Ameerika. See Ameerika nii, nagu ta on, mida turistidega keegi tavaliselt ei näe. Kes meil seal on? Kansas City on seal, eks ole, siis väga tähtsatest linnades on Chicago näiteks on seal kandis. Terve rida teisi seal samas keskel olevalt Santa Fe, New Mexico, Houston, Texas. Ja terve rida selliseid linnu, mis on nagu, ütleme, kui me siit võtame, et see on nüüd Ameerika, siin on üks serv, siin on teine serv, siin on, ütleme, see Boston ja see, siin on Los Angeles ja vot siin on siis see, nimetada see keskmine Ameerika, tähendab nii, nagu ta on. Ja see keskmine Ameerika hääletas Trumpi poolt. See lihtsal põhjusel, ja see tuli üllatusena sellepärast, et need kõik suured sotsioloogid, kes seal olid, kui need küsitlesid, kelle poolt inimesed on ja kuidas on ja mitu protsenti, kelle poolt hääletab, need küsitlused toimusid tegelikult ju nendes servades. Sinna saadeti sotsioloogid, seal küsiti ühte või teist küsimust, keda te armastate, keda te ei armasta ja nii edasi. Aga seal keskel, kus elasid need tavalised ja normaalsed inimesed, raamatupidajad ja tuletõrjujad ja rätsepad ja nii edasi, seal ei küsinud keegi midagi.
ja mitte ükski Ameerika president ei teinud mitte midagi nende inimeste heaks. Tegelikult see viimane raksakas, mis üldse, kui üldse veel sellele tähelepanu pöörata, oli Ameerika kodusõda 1864, millele järgnes muide iseenesest väga siuke jõhker, ma ei ütleks, et lausa küüditamine, aga väga lähedane sellele periood Ameerika ajaloos, mille nimi on rekonstruktsioon. Reconstruction kestis 25-30 aastat, kui USA ametlik, jällegi eliit, establishment, maksis kätte nendele tavalistele inimestele, kes olid kodusõja ajal olnud Washingtoni vastu ja kes olid siis sõdinud oma selle lõunaosariikide vabaduse poolt. Reconstruction. Ja pärast seda, kui see jõhker reconstruction, kasutame siis terminit küüditamine, Siberisse saatmine tegelikult siis New Mexico ja sinna alla see küüditamine oli ära lõppenud, siis unustati need ameeriklased ära. Ükski siukene oluline küsitlusfirma, Gallup kaasa arvatud, Gallup muide on, tuletan meelde, on firma, see on perekonna nimi George Gallupini järgi, kes selle küsitlusfirma välja mõtles. Nende kohta keegi ei küsinud midagi ja nendest ka ei hoolinud keegi. Trump oli esimene, kes hakkas nende inimeste peale vaatama. Ta vaatas seda, et nad teenivad vähe, aga maksud on kõrged. Ta vaatas seda, et töökohti on vähe. Ja kui me praegu vaatame, et Trump seal läheb tariifidega Mehhiko ja Kanada ja kõige selle vastu, kelle poolt ta on? Ta on just nimelt nende vaesemate ja kehvemate ameeriklaste poolt siit keskel. Kellele on kasulik see suur tariif ja nii edasi, see on kasulikud nendele vaestele, kehvadele ameeriklastele. Ja sellega ongi tegelikult tagatud Trumpi populaarsus. Tema sotsiaalne baas on kehvad ja viletsavõitu inimesed, kelle kohta me kasutame väljendid, tava-ameeriklased. Keegi tahab lugeda, vaadata, kuidas see on, soovitan lugeda näiteks, eesti keeles on olemas näiteks üks autor nagu John Steinbeck ja tema raamat on Vihakobarad. See on sellest, kuidas kriisiaegsed kesk-ameeriklased rändavad läände lootuses leida tööd ja uut elu. Võt seda tüüpi raamatute lugemine aitab väga hästi aru saada. Praegu teine turgatas eesti keeles on ilmunud Sherwood Anderson. Selle raamatu nimi on Winesburg, Ohio. See on Ohio osariigist enam-vähem sealt samast kandist, kust on pärit J.D. Vance, USA praegune asepresident. Ehk teiste sõnadega vastus küsimusele, kuidas Trump sai võimule, siis vastus on ja nii saigi. Sellepärast, et tema toetas neid inimesi ja rääkis nende inimestega, kellest ennast täis, ennast lõhki, uhkusest lõhki puhuvad sotsialistid, demokraadid ja muud taoline poliitiline rämps ei pööra tegelikult mitte mingit tähelepanu. Mis nüüd vahepeal nähtavasti muutunud on, ma ei ole küll jälginud, ma ei tegele enam politoloogia ja sotsioloogiaga, lihtsalt on see, et Ameerika sotsioloogid on nähtavasti nüüd vähemalt taibanud, et selleks, et mõista USA's toimuvaid sotsiaalseid protsesse, tuleb pöörata tähelepanu ka nendele inimestele, kellest ma rääkisin, sealhulgas ka nendele minu naabritele, kes seal olid. Ja nendel minu naabritel oli veel selliseid omadusi, mis tegid nad ebameeldivaks igasugustele sotsioloogidele. Nendel oli see, need olid inimesed, kes ei lahutunud. Need olid inimesed, kes ei joonud või kui jõid, siis nad ei joonud ennast põhja, vaid nii pisitasa. Nad tulid reede õhtul koju, veetsid aega oma perekonnaga, nad käisid iga pühapäeva hommikul kirikus kogu aeg, nagu oli kord ja kohus. Ja nad olidki need tavalised inimesed, kes on nagu justkui mitte midagi. Aga need mitte midagi ta on praegu Trumpi võimule toonud ja see on muidugi, vähemalt ma loodan, et mul õnnestus ära seletada, et kust see võim nüüd sinna nii äkki tekkis. Ja Igor, see oli ilus jutt ja see lükkas ümber ka ütlemise, et eks nihil fit. Ikka tekib mitte millestki küll midagi, nii kummaline kui see ei ole. Aga Donald Trump, tema teod ja tema, ma ei saa siin öelda meeskond, ma ütleksin seltskond temaga
nad toovad aeg-ajalt, kuna ma olen natuke selle asjaga kursis, ka natukene toovad silme ette Ronald Reagani, kes äratas ka ameeriklastes usu, et saab midagi teha. Ja peale selle, väljanägemine kohe nagu omal ajal kõikide rahvaste isa. Ja teine asi, ikka siit-sealt hüppavad läbi Mein Kampfi killukesed ja seda mitte halvas mõttes, vaid tehnilises mõttes. Praeguse Eestiga loomulikult me saame siit arendada paralleelikesi või käivitada oma soovmõtlemise, võib-olla mõista midagi teistmoodi, kui Eesti tahab, et me mõistaksime. Ja nüüd lähme võtt kohe sinna saate alguse poole tagasi. Tagatuba, ütleme, aja, koha ja tegevuse ühtsus nagu teatris pidavat olema. Ma ei ole küll kindel, aga nii igal juhul vanemad mehed on mulle öelnud, neid tõsi ei ole enam, nii et kontrollida ei saa. Aga ajakirjanikud, kes kutsuvad väsinud mehe kõrvale, ütlevad, praegu arutatakse seda, sina pead nüüd hääletama, kui sa tahad selles bandes ellu jääda, selle poolt, järgmise vastu ja kui sa tahad selles bandes ellu jääda, 3. punkti ajal lähme alla, istume rahus ja nii edasi. See on omaette tase. See on, see on nagu selle poliiteluka üks toona lahutamata osa, aga tänaseks ma küsiksin su käest iroonia ajakirjanduses. Lugesin ühte artiklikest ja tundus mulle ERR-i lehe peal täielikult, mitte ainult pealkiri ja nii edasi. Ja tundus mulle selle lähenemine kuidagi nagu uskumatu, sest tead, aastad lähevad ja ise ka muutud nagu tuimemaks ja võib-olla see taip muutub eakohasemaks ja nii edasi. Ja siis lugesin mina sotsiaalmeedias selle sama artikli kohta kellegi ütlemist, et mina ei saa aru, kas see oli nüüd iroonia või mõtlebki ta niimoodi. See oli artikli autori kohta ja hakkasin mina mõtlema irooniast meie ajakirjanduses. Kas niisugune asi on võimalik, kas ta on alles, kas ma olen ise nii palju tuimemaks muutunud, et ma ei saa enam naljast aru, sest nagu sai 30 aastat tagasi Raimo Aasaga lõõbitud, et nüüd on 101 kõrgepalgalist humoristi tööl, meil ei ole enam šanssi ja umbes niimoodi see kisub ka, sest Ameerika eeskujul ma ei saa küll öelda, et kõik seda teevad, aga väga paljud vene ja ka eestikeelsed, nad ei esine enam estraadil, nad ei tee enam haltuurat ja nii edasi, nad on nüüd stand-up koomikud. Nemad põrutavad ikka allapoole nabanalju ja välja arvatud üks Minski kutt, kes on intelligentne, kes võib südamerahuga laval klaverit mängida ja kelle naljad on minu jaokski naljakad. Niisugused muutused on siin toimunud. Ohusignaal tuli muidugi ühes kontooras, kus öeldi mulle, et sa ei tea üldse, millest nalja teha. Ja siis ma vaatasin, et kui Raimo Aas läks lavale ja ütles tere inimesed, siis oli aplaus ja naermine, sest nad kurat võtku teadsid,
mille peale on kohustus naerda, muidu kõrvalistuja näeb, ahaa, see ei naernud, tähendab nagu praegu öeldakse, vaikides mõtleb Kremli jutupunktide peale ja nii edasi ja nii tagasi. Ja võt seesama naljatunnetus, irooniatunnetus ja muidugi ütle mulle, Igor, nagu üks vanamees teisele, nii ausalt kui siin suurema seltskonna nähes ja kuuldes öelda võib. Kas meil võtavad meedias sõna eksperdid või kiibitsejad? Ei eks ühed teised sõna võtavad need, kellele sõna antakse. Aga siin üks väike oluline täpsustus siiski siia juurde. Tähendab, normaalses ka poliitilises pressis mitte mingisugust, ma rõhutan, mitte mingisugust irooniat ega groteski ei tohi olla. Juhul, kui te tahate nalja teha, siis võtke tehke stand-upi või midagi taolist, aga ei saa olla irooniat senaatori kõnes näiteks USA senatis. Ei saa olla komöödiat või ükskõik mida Knessetis Iisraelis ja nii edasi. Mitte sellepärast, et inimesed ei mõista nalja, vaid sellepärast, et poliitiline ekspressiivsus, poliitilised fraasid, laused ja nii edasi peavad olema poliitiliselt täpsed. Aga Igor, ma räägin siin ajakirjanikust, kes suhtus. Jah, muidugi. Nii, ja sellega, ja tähendab, kas sa suudad endale ette kujutada, et näiteks mingisuguses tavalises esimese 7-8 lehekülje sees New York Timesis või Washington Postis oleks mingisugunegi naljale või irooniale või viitav asi. Jällegi see ajakirjanik, kes laseb mingi iroonia või selle asja seal esitab esimene kord ja see läheb läbi ja nii edasi, ta lendab tänavale järgmisel päeval. Sellepärast, et see on see koht, kus nalja ei tohi teha. Sellepärast, et ühest või teisest lausest poliitilises sfääris oleneb väga palju. Ja kui sa tõepoolest tahad nalja teha ja ütleme, võtame kõik Roy Black ja Woody Allen ja kes iganes, siis sa oled stand-up. Või sa võid teha ka kunstilise või komöödiafilmi ja nii edasi, aga seda ei saa teha senatis. Sellepärast, kui senatis tekib kahemõtteline arusaam, kas ta nüüd mõtles nii või ei mõelnud nii, kas on seda või teistpidi, võivad hääletamised segi minna. Ja kui hääletamised lähevad segi, siis võib tulla poliitiline otsus, mida selles mõttes on Trump teataval määral olnud erand küll, aga ta on teinud nalja nii, see üks kord ta on teinud nalja nii, et oli täpselt aru saada, mis asi see oli. Seal ei olnud mitte mingisugust kahemõttelisust, seal ei olnud mitte mingisugust vihjamist, vaid seal oli kohe lauaga pähe lajatamise nali, kusjuures suugi mitte halb. Ma tuletan meelde, et pärast seda, kui Prantsuse president Emmanuel Macron oli rääkinud midagi halvasti Elon Muskist, sest Musk oli jälle mingisugused asjad tahtnud välja lülitada ja nii edasi, mille peale siis Trump ütles kuulsa lause: eurooplased, kes te olete 10 aastat üle elanud Greta Thunbergi, te elate üle ka 2 kuud Elon Muski. Nali missugune, aga siin ei olnud üldse mitte mingisugust kahtlust, et Trump oleks nüüd selle Greta suhtes midagi mõelnud või nii. See oligi nali, mis oli suunatud eurooplastele, millest kõik aru sai. Aga ta on selles mõttes, muutunud klassikaks, et inimesed said väga hästi aru, millega tegemist on. Ma võin tuua veel ühe näite nalja kohta, seda nüüd Eesti poliitikas, aga ta on ka nali sellepärast, et see inimene ei teinud üldiselt mitte kunagi nalja. Üks kord tegi ja siis see läks ka täkkesse. See oli Andrus Ansip, kes mingisuguste seoses Eesti eksportiga ja millegi mingisuguse selle teemalise kõne keskel ütles, et kui Lembitul oleks olnud kuulipildu ja oleks kogu Eesti ajalugu läinud teistmoodi. Jällegi kõik saavad väga hästi aru, et Ansip ei mõelnud seda täht-tähed, seda kuulipildujat, vaid see oligi milleks, seal oli mõte, oli hoopis teistsugune. Nii et sellepärast ma ütlen, et parem oleks, kui seda nalja tegemist nagu eriti ei oleks. Tähendab, ajakirjanik tahab nalja teha, mine tagumiste lehtede peale, seal kus on see juurikas ja kus on kõik need teised, seal on see kohane. See on täiesti kohane ka 1. aprillil, aga see ei ole üleüldse kohane, kui on tegemist mingi kahemõttelisusega minu pärast, kas ma ei tea, kaasa arvatud Eesti Energia ja
noh, sellised asjad. Ajakirjanik teeb õigesti küll, kui ta teeb nalja sel teemal või õieti, kui ta laseb läbi nalja, mille on teinud poliitik. Noh, siis ta lihtsalt kannab selle ette. Noh, poliitiku nali mingil määral oli see, kui oli jutt, käis sellest, et tarvis Tallinna lahti panna Kalevipoja ausammas. Noh, ja küsimus oli siis selles, et mis see maksab, kuidas ja mismoodi tehakse see fundament ja kui palju tsementi sealt annab ära varastada ja nii edasi. Sinna on mitte midagi parata, tähendab lihtsalt ajakirjanikul ei olnudki mitte midagi muud vaja, kui lihtsalt refereerida Edgar Savisaare kõnet. Ja oligi nali käes. Aga tähendab seda, et nüüd noh, lihtsalt see Savisaare jutt oli nii loll ja nii naljakas, et noh, davai, kanname ette, mis seal teha on. Aga kui ajakirjanik ise, kes ei ole veel pealegi veel mitte mingilgi määral volitatud rahva poolt midagi seal tegema, rääkima ja nii edasi, ütleb kahemõttelisusi, mis võivad tekitada kahemõttelisi poliitilisi tagajärgi, siis minu arvates on see ikkagi üldiselt korratu. See on vale. Aga kui tal hirmsasti nali kuidagi nagu pinda käib, siis kirjutage igasugust muudest asjadest, jalgpallist ja millest iganes. Aga igal juhul mitte sellest. No siin on muidugi see oht veel, et ajakirjandus või, ma ei tahaks siin rääkida Ida-Viru inimestest, kes räägivad omavahel ühte ja torkab mikrofoni nina alla, siis tuleb juba kiidulaulu. Seda ma olen näinud ka Nõmme raadio stuudios. Aga kui teatakse, et sellel, kes kõnet pidas, on nii kõvad pagunid kujundlikult öeldes, et teda peab kiitma, siis see on üks kuradi valetamine. Muidugi ühe nalja ma torkaksin veel, tooksin välja. See oli Putini nali, kui nad koos olid kaadris Trumpiga ja kui Putin kõva häälega ütles u nas fakt. No võt. Ei noh, ütleme siis niimoodi, aga see oli jällegi niimoodi, seda ütles Putin ja siis noh, sellisel juhul see ajakirjandus edastab seda nii edasi. Lost in translation. Ja muide siin paar päeva tagasi, kui te Andres Raidiga siin rääkisite, siis muu hulgas teil alguses jooksis läbi see mõte veel ka, mis on puudutab ajakirjandust ja nii edasi. Et mis pärast meie ajakirjandus tervikuna on ja kas ta on ja kas see on põhjendatult või mitte põhjendatult, on ajakirjandus negatiivne. Et noh, muide tegelikult on ka niimoodi, et noh, ma panen praegu selle Vikerraadio saate kinni ja lülitan ta 5 minuti pärast sisse ja hakkab jälle tulema jama otsa. Ja siit tuli tähendab kuskil pool tundi järjest, tähendab üks sõim teise otsa. Tähendab valitsus on see ja teine on see ja kolmas on see ja oligi siukene no päris kole. Ja see tuletab mulle meelde, et omal ajal, kui ma olin Eesti Rahvusringhäälingu nõukogus, siis me arutasime ühte saadet ja leidsime, et see on väga hea ja nii edasi. Oli selline saade Eesti Raadios, mille nimi oli Vingu viiul. See oli siis aasta, tähendab see oli tund, ja, aga see oli tund või poolteist või midagi taolist. Ja seal oli siis tähendab reegel, et sinna pidid helistamagi kõik need, kes vinguvad. Ja siis seda vingumist tuli tund poolteist, muide pärast saade läks selles mõttes kinni, et ei olnud enam eriti inimesi, kes oleksid olnud nõus seda saadet juhtima. Sellepärast me mäleta, kes seal oli, kas Ainar Ruussaar vist tookord või kes seal tegeles sellega, siis, kes ütles, et noh, tal on ka närvid. Et lõppkokkuvõttes, kui sa korra kuulad seda tunnikese ja nii edasi, see on nii, aga kui sa iga päev tund aega midagi muud ei kuulegi kui midagi taolist, et see on siis ikka päris kole. Aga see tuletab mulle meelde ühte teist asja, mille siuke klassika, millest on räägitud Tartu Ülikooli ajakirjandusteaduskonnas või ajakirjandusosakonnas, rääkis Juhan Peegel, meie ajakirjanduse teoreetiline isa ja professor. Tähendab, ta rõhutas nimelt seda, et ajakirjanduslik uudis on oma olemuselt negatiivne. Juhul kui negatiivne ei ole, siis ta uudis ei ole. Kui te kujutate endale ette, kas te saate kirjutada näiteks ühe ajalehe nupu või loo või minu pärast isegi teha enam-vähem korraliku telesaate raamatupidajast, kes läheb 9 tööle, kell 6 tuleb koju 1-2, sööb oma võileiba ja joob kohvi, õhtul siis annab naisele musi, siis vaatab Aktuaalset Kaamerat, loeb ajalehed läbi, mängib oma vanema pojaga malet, läheb magama ja järgmine hommiku läheb jälle kell 9 tööle, nii edasi. Sellest ei ole võimalik saadet teha.
vaata, meil on võimalik, sest meil topitakse uudistesse ju, no see on minu termin, siukene igasuguseid nipspersekesi, kellel on kuskil pallil kõht lahti ja kes näeb midagi, mis teda hirmutab ja vaata, sellega täidetakse ka, sest rahvas tahab seda. Mida ja miks? Ma ei ole muidu selles kindel, kas rahvas ei taha. Sellepärast, et lihtsalt kui vaadata majanduslikke numbreid, kuidas need ajakirjad toimivad, nad ei ole eriti kasumlikud ega midagi, aga nad siiski toimivad, tähendab, seal kuskil ikkagi on olemas see lugeja. No võtame kõik lahti need ajakirjad, mis seal on, Kroonika ja Anne ja Stiil ja Tiiu ja ma ei tea, mis iganes. Ühesõnaga, mine Selverisse või Rimi poodi sinna selle suure riiuli peale ja sa näed, seal on tükki 20 ajakirja, mis on tegelikult oma olemuselt, noh, ütleme siis niimoodi, siukesed suhteliselt mõttetud. Aga muide väga hea on näiteks, minu jaoks on see tähtis, on ajakirja 60+, see on tõepoolest mõeldud konkreetsele lugejale. Ja nüüd siis tähendab põhimõte, et uudis peab oma olemuselt olema negatiivne, siis ta ongi uudis. See oli see, mida Johan Peegel ütles, et ajakirjanikena peate katsuma sellest üle olla. Aga te peate arvestama, et positiivne värk, nagu sa siin ütlesid, ilma selle väikse moosivigurita seal kuskil keskel või rosinata nii edasi, seda eeldatakse, et see ei müü. Võib-olla vastab ka tõele, aga igal juhul tähtis on Johan Peegli see põhiidee. Ajakirjandusliku uudise olemus on negatiivne. Headest asjadest üldiselt, mitte päris, aga headest asjadest üldiselt ei kirjutata. Ja mis siin ajakirjandust rääkida, mis me ise palju paremad oleme, ega meile meeldib ka aeg-ajalt kuulata ikkagi mingisugust kuulujuttu, kes kellega ja kes läks lahku, kes ei läinud lahku, kes pandi mille eest kinni ja nii edasi. Paratamatult siuksed asjad pakuvad huvi. Siin on veel üks nõks, kuidas öelda, et negatiivne pakub huvi. Vaata ajalehtede üleval päitsis. On tavaliselt kas mingi foto ja mingi pealkiri ja mingi see, vaata, mis asjad on päitsisse toodud. Nad ei ole üdini positiivsed, aga nad on üldiselt negatiivse vurfiga, nii et sa võtad selle ajakirja, loed ta läbi, seal samas muide mina olen hirmus äge ajakirjade lugeja, tähendab, ma ei ole ajakirjade tellija, tähendab, hoidku jumal, ma ei ole raha peale vihane, sellepärast, et selle ajakirja tellimise pärast jääks mul pudel konjakit ostmata. Või õlled ostmata või midagi taolist, mida ma teha ei taha, tähendab, ma tahan nii konjakit kui ka õlut. Ja selle arvelt jätan ma ajakirjad tellimata. Küll, aga ma olen igavesti siuke vinge vend neid ajakirju lugema. Ja see oli Ameerikast ära õpitud. Et õhtuti, kui vähegi aega on, mul otseselt kiiret kuskile ei ole, siis ma seal samas Rimis või Selveris seisan seal riiuli juures ja ma vähemalt sirvin enamuse Eesti ajakirjadest läbi, nii et ma olen võimeline tegema täiesti korrektse ajakirjandusliku ülevaate siin samas Nõmme raadioski, aga ma olen kindel, et see ei huvita absoluutselt mitte kedagi, sest see ei huvita eriti ka mind. Ma vaatan nagu rohkem pilte ja siukest, aga on ju omaette teemad, mis on huvitavad. Eks ole, tõenäoliselt tüdruk mängib geniaalselt viiulit, see Silvia ja nii edasi. Kena tüdruk, mis iganes. Aga ega keegi ei kirjuta ju tema muusikast. Keegi ei räägi sellest, et ta mängis kontserdil seda või teist ja et ta on geniaalselt võtnud seal mingisuguse Chopini tšellokontserti, mingisuguse 3. osa on andnud täiesti fantastilise inspiratsiooni. Ma olen kindel, et ta teeb seda, aga see ei huvita kedagi. Sellest ei kirjutata. Silviast on vaja kirjutada ikkagi siukesed asjad. Ja kui sa vaatad juurde näiteks ka sellist aega, minu pärast Anett Kontaveidist või Kaia Kanepist kirjutatud raamus. Seal igal pool on tähendab midagi siukest sees, mis on kraabib. Jah, mis kraabib. Kõige hullem lugu on see, et ma kardan, et järsku mõnikord need naiivsed sportlased nii edasi mõtlevad selle kraapimise ise välja. Sest ma ei hakka nüüd minema detailidesse, aga seal on lugusid sees küll. Ma praegu rääkisin, praegu mõtlen Kaia Kanepi peal. See on lugusid sees küll, mida ma lihtsalt ei usu. See lihtsalt põhjusel, et ta on tore tüdruk ja ta on hoopis teist tüüpi tüdruk ja mitte iga asi, mis sinna juurde on teinud. Tõsi on üks erand, kus ei olegi vaja midagi välja mõelda, tähendab, kus on ikkagi tõeliselt hästi kirjutatud ja nii edasi, kus kraabib ja on tõsi, on Meelis Lao.
Meelis Lao on tõega kirjutanud väga ägeda raamatu, kusjuures alguses ma veel veretasin kopikaid nagu taskus, et ma ei osta või midagi sellist. Nii huvitav oli, et ma ostsin selle raamatu ära seal 30 või 40, kusjuures hakkasin teda lugema inglise keeles. Ja ongi, ma täitsa kujutan ette, et mingisuguse Londoni raamatupoes või nii edasi on Meelis Lao raamat olemas ja läheb nagu ludin. Teine küsimus võib-olla on selles, et kas ta ise on tahtnud ja kas teised on tahtnud seda, et seda nüüd nii spetsiaalselt turundada. Aga sinnapoole ometi. Nii et ütleme selle meie praeguse jutu, nii ütelda see vahe kokkuvõte või kokkuvõte peaks olema siis see, et mitte elu ei ole tingimata halb, vaid uudiste olemus on kajastada seda halba, mis elus on olemas. Ja nii, et inimene loodaks sellest halvast üle saada. Siin on muidugi veel üks väikene näide. Ma ka aeg-ajalt, kui kuskil niimoodi laua peale on visatud kroonika või midagi, ikka lehitsen ja ikka leian sealt kas või 4 rida, millel on omaette väärtus. Nii nagu võtame Hollywoodi filmid, mis võivad olla küll kehvad, aga kui sa viitsid algusest lõpuni jälgida seda filmi, siis sa kindlasti leiad seal dialoogis 2-3 head ütlemist. Tuletan sulle meelde. LP plaati sa ju tead, see long playing, suur plaat oli, eks praegu need väikesed CD-d ole sama põhimõttega. Seal võib olla 12, seal võib olla 20 lugu, aga pole midagi parata. Üks lugu on see, mille pärast seda plaati ostetakse. Samamoodi võib südamerahuga lugeda, mis siin on, igasugused Elu 24, palun väga. Kindlasti sa leiad seal pealkirjas, tavaliselt on kõik juba ära öeldud, midagi, millel võib olla laiem mõju. Ja vaata, eks need halvad uudised ole ka sellepärast, et nendel võib olla laiem mõju. Ala ettevaatust auto, see oli kunagi filmi pealkiri, pane see uudisele pealkirjaks ja küllap loetakse. No siin on üks asi, mida tuleb silmas pidada, vaat need inimesed, kes on poliitikud, tahavad nendeks saada, on sellised ühiskondlikud ja need inimesed, kes on poliitikud professionaalselt, need on need inimesed, kes poliitika tegemise eest palka saavad, olgu siis Riigikogus või kuskil mujal poliitilistel ametikohtadel, sealhulgas ka ministeeriumis ja nii edasi. Professionaalsed poliitikud erinevad tavainimesest just selle poolest, et nad oskavad lehti lugeda. Et tegelikult nad teevad väga selgelt vahet, tähendab, kus kohas on jama ja kus kohas on tõsi ja sellest Ameerikamaa film Taksojuht, kes oskas väga kollasest kirjandusest väga fakte kätte saada. Ja isegi kui asi ongi jama, tähendab otsast lõpuni, siis üks asi annab veel tõlgendada, mis pärast see jama üldse kirjutatud on. Näiteks lõppkokkuvõttes, kui me räägime seal, et seal ühel või teisel seal sündis teine või kolmas laps või midagi taolist või koer suri ära või mis asjad seal ikka veel käivad, siis professionaalne poliitik esiteks ei loe seda läbi. Aeg on kallis ja on targematki teha, aga ta oskab kindlasti teha järelduse selle kohta, miks see lugu ilmus. Mis pärast see koera surm on oluline just nimelt seoses selle poliitikuga või selle inimesega või teise poliitikuga. Milles asi? Kas ta tahab ise poliitikasse tulla? Kas see on tema valimiskampaania algus? Või tal on lihtsalt ajakirjanike hulgas mingisugused sõbrad ja see muud, kes on kokku leppinud ja parasjagu mingeid teisi teemasid nagu justkui ei olnud.
või on see seotud sellega, et ta hakkab võitlema või võistlema mingisugusel momendil näiteks Eesti Vabariigi meistrivõistlustel võrkpallis või midagi taolist. Poliitik märkab seda, et ta esitab küsimus mitte ainult see, et mis seal sees on või õieti, mida seal sees ei ole, vaid miks see lugu üldse üles tuli. Kuidas luuakse tingimused mingi asja tekkimiseks, eks ole. Ja pluss, eks ole, seal on ka niimoodi professionaalne poliitik viskab pilgu peale ja laseb diagonaalis üle seal 6-7 leheküljest, kus siuke mõttetu tekst jookseb. Ta ökoloogiline nägemine tunneb ära märksõnad, jah? Jah, absoluutselt. No ühesõnaga ta näeb selle ära ja ma ütlen, fikseerib see ilmus selle ja selle pärast, ja tont temaga. See on üks selliseid asju. Muide, mina olen ka nagu pooledi poliitika, ikkagi poliitikaga ka praegu seotud inimene siin Tallinna volikogus. Ja see, ega mul käib ka see asi, ma ütlesin, mul asi käib rohkem nagu piltide järgi ja aeg-ajalt, mis seal rääkida. Ega siis mina olen samasugused nagu teised, ega mind ka mingid asjad huvitavad. Mind huvitab ka, et kas see või see härra on leidnud endale uue kallima või kas ta on see või teine või mida Jan Uuspõld teeb, kas ta nüüd joob või ei joo ja need ongi huvitav. Kusjuures ta ei ole huvitav mulle mitte professionaalselt, vaid puht inimlikult ei ole kihvt teada, tähendab, mis sellest. Relaxing. Jah, kas või nii, aga muidugi ajakiri Jan Uuspõllu teemadel ei ole see, mida ma ostma hakkan, tule taevas appi, sellepärast seal, muidugi, kas sa oled tähele pannud, et praegu asjad ikkagi maksavad ikkagi üsna hirmsaid rahasid. Kõik need samad kroonikad ja siis tiiud ja stiilid ja mis nad seal iganes on. Me seal läheneme kuskil 10 eurole või pluss. Nii et ajakiri ajalugu muide, mis on nüüd hea ja kvaliteet ajakiri, ma ei tea, kas see on just kuskil 20 eurot või nii, aga ma just hiljuti ostsin, tähendab, seal on kogu see story Jeesus Kristuse elust seal tehtud. See on sama väärtusliku raamat, ma ostsin selle, aga see ei ole odav. Nii et niisugused on meil lood nende ajakirjanikega ja nagu ma kardan, meil eriti pikka aega ei ole, aga seda enam me võime rääkida nädala pärast uuesti. Me peame tagasi tegelikult ühel hetkel tulema Ameerika asjade juurde, Putini ja Trumpi omavahelise telefonivestluse juurde. Meil pole aega sellesse süveneda, piisab, kui me ütleme lihtsalt ära paar asjad. Punkt 1. Nendel läbirääkimistel mitte midagi ei juhtunud. Punkt 2. Putin läbirääkijana on kõvem kui Trump. Ja Putin vähemalt surus oma agenda peale, millega Trump hakkama ei saanud. Putin ütles, mind huvitavad see. Ta rääkis seda 3, 4, 5 variandis ja Trump, me ei tea, mis ta siis selle peale ütles. Reaalne tulemus, kust ma tean, et ei toimunud. Jällegi, eks ole, poliitiline lehtede lugemine, asja tegelikult väga lihtne. Kui Trump tegi pressikonverentsi ja Putin tegi pressikonverentsi, ja näiteks Putin ütles, et telefonivestluse käigus me puudutasime seda teemat. Olgu minu pärast seal siis seda tulevahetuse teemat või vaherahu teemat või nii edasi. Ja kui nüüd Putin ütleb, et me vestluse käigus puudutasime vaherahu teemat ja ta jätkab, siis tähendab see seda, et vaherahu teemadel kokku ei lepitud. Sest muidu oleks ta öelnud, mis nüüd juhtuma hakkab. Ja enamus neid asju, millest nad rääkisid, nad ütlesid, et nad seda puudutasid ja sellega on lugu lõppenud. Sellest järeldub, et Trump muidugi vaene mees kukkus sisse selles mõttes, et ta on ise kirjutanud raamatu ja ta on teinud telesaateid, kus räägitakse temast kui igavesti kõva diilitegijast ja sihukest värgist. Aga Trump ei arvesta seda, et Putin on natuke kõvem diilitegija kui Trump. Ja või ütleme siis niimoodi, nad saaksid kaubale küll, aga Trump ära mine mütsiga lööma. Sinu ees istub KGB alampolkovnik ja see ei ole sulle mingisugune kinnisvaramaakler Manhattanilt või kuskilt sealt kandist või maadega diilitegija Kansasest või kuskilt sealt, vaid sinu vastas on KGB alampolkovnik ja sellest tuleb lähtuda. Nii et sõnaga lohutus on see, milleski kokku ei lepitud, ei heas, ei halvas, välja arvatud võib olla üks, aga eks siis näeb.
lepiti kokku selles, et viiakse läbi hokimatš NHL-i koondise ja KHL-i koondise vahel. Noh, eks ole, tore. Kunagi algas Hiina diplomaatia nõnda nimetatud pingpongi poliitikaga, kui Nixon viis kaasa Hiinasse Ameerika pingpongi meeskonna ja sellest hakkas peale see uus etapp Hiina nendest, no ma ei tea, kas nüüd hakkab jäähoki see värk või mitte, aga ühte me võime nagu lohutuseks öelda, et no olgu siis nüüd praegu süda rahul, et midagi halba praegu ei juhtunud. Noh, tulemus on see, et head ka ei juhtunud. Ja kui me nüüd meie saade eetrisse läheb veel 2-3 päeva mööda, kui hakkab jällegi toimuma siis Ukraina ja USA omavaheline läbirääkimine Saudi Araabias. Noh, nii nagu ta enne oli, et nüüd nad siis proovivad siis uuesti. Noh, nii siis sellest. Aitäh, ma arvan tänaseks. Taevan arm tund ja 10 minutit, nii et ikka aega läks. Ole tänatud, Igor Gräzin. Ja olge tänatud kõik Nõmme raadio toetajad, sest meie püha sõda läheb edasi. Saade on salvestatud 2025. aastal.